Tere jälle! Pool aastat tagasi käis EKRE liige Martin Helme Inglismaal. Seal pidas ta ühe väga huvitava kõne, mis sai kõvasti tähelepanu meil siin Eestis. Selles kõnes mainis ta ka geneetikat, millest ma käesolevas videos räägingi. Traditsioonilise Britannia konverentsil pidas Martin Helme kõne. See kõne oli tüüpiline EKRE kohta. Tähendab EKRE kohta ennem, kui nad aru said, et nende sõnu kuulatakse ja nende jutul on tagajärjed. Suur osa kõnest oli selline lumehelbelik hala diskrimineerimise ja kiusamise kohta. Kuid enamasti oli see aus kirjeldus EKRE kui partei seisukohtadest ja ideoloogiast. Kõne oli ka kõvasti improviseeritud ja see paistis. Minu kõrva jäi aga see lõik. From the point of view of gene pool, and it is very true that at least Estonians as a nation has a very particular gene pool. The Estonian state has had a long-running program of mapping the entire genome of the Estonian nation, and it reveals quite a lot of very interesting aspects of it. But what it really tells is that although Estonia has been a sort of battleground for almost every country that you can imagine in Northern Europe. I mean, we've been overrun by Danes, by Swedes, by Russians, by Germans, by Polish. And still, Estonians as people have a very, very similar picture when it comes to their gene pool. But mainly... Ennem, kui härra Helme kõne lahkamisega alustame, pean ütlema, et nagu kliima soojenemise osas pole ma geneetika osas ekspert. Ma jällegi olen seda õppinud, kuid vastav haridus geneetikuna mul puudub. See video toetub peamiselt päris geneetikute tööle, kuid sellele vaatamata ei välista ma siin videos vigu. Härra Helme inglise keel pole kõige parem ning kohati on natuke raske aru saada, mida ta oma kõnes mõtleb. Kuid nii palju, kui mina aru sain, siis ütles ta, et eestlased on väga erilise geenifondiga. Eestlased on väga sarnased üksteisele. Geneetiliselt. Ja seda väidet kinnitavad meie geneetikud. Ennem, kui me selle väite tõestust kontrollime, tuleb meil sellest natuke rohkem aru saada. Kahjuks on Martini lause väga mitmeti mõistetav. Me teame, mis on geenifond. Populatsiooni kõigi isendite genotüüpides sisalduvate alleelide ja muude geneetiliste elementide kogum. Inimeste puhul kasutatakse ka terminit geenitiik. Geenitiik. Väga armas. Aga olgu siis. Mis on genotüüp? Lihtsalt öeldes on need kõik geenid, mis inimestes on. Fenotüüp seevastu on geenidest väljenduvad omadused. Enamus geene ei mõjuta sinu välimust ja käitumist. Selle tõttu need kaks eristatakse. See on väga tähtis, nii et jätke meelde. Genotüüp on kõik su geenid ja fenotüüp on omadused, mis geenidest sõltuvad, nagu pikkus, silmavärv või suhkruhaigus. Geen on see osa sinu DNA-st, millest sõltub fenotüüp. Osad geenid on dominantsed, ehk kui lapse ühel vanemal on sellest geenist tulev omadus, nagu pruunid silmad või reesuspositiivsus, on ta lapsel see samuti. Kui geenidel on sellised omadused, kutsutakse neid alleelideks. Muud geneetilised elemendid on kromosoomide arvud või alleelid erinevad kogumid või kombineeritud rikked geenides. Seega, mida siis tähendab, et meie geenitiik on väga eriline? Kuna Martin seda ei täpsustanud, siis võib see tähendada 3 asja. Esiteks, see võib tähendada mingit kindlat mutatsiooni, mis kõikidel eestlastel on. Kutsume seda Eesti mutatsiooniks. Sellised mutatsioone on kinnistel rahvastel nagu juutidel tuvastatud. Kui see vastab tõele, tähendab see, et me saame eestlust mõõta. Inimesed, kelle see mutatsioon on eestlased ja jutul lõpp. Enam ei pea eestlust defineerima kultuuri või kodakondsuse järgi. Geenitestist piisab. See tähendab aga ka seda, et osad väliseestlased on rohkem eestlased kui siin sündinud. Isegi kui nad ei tea või on unustanud Eesti ja selle kultuuri, keele ja traditsioonid. Sõltuvalt sellest, kus see mutatsioon on, tähendab see ka seda, et me saame eestlust ette ennustada. Kui see mutatsioon on Y-kromosoomis,
tähendab see, et ainult mehed on eestlased, aga eestlus liigub vaid isaliini pidi. See tähendab, et mitte keegi siin pildil pole eestlane. Kui see mutatsioon on aga mitokondris, siis on kõik siin pildil eestlased. Peale Dave Bentoni. Aga kui tal oleks poeg, siis oleks ka tema eestlane. Kui see eesti geen on aga X-kromosoomil, siis oleks Dave'i hüpoteetiline poeg kindlasti eestlane ning tütred samuti. Kui nad saaksid lapsed, siis läheb asi keerulisemaks. Kui nad kõik 3 abielluvad täisverd eestlastega, sünnivad Dave'i pojad ja pojatütred eestlastena. Dave'i tütred samuti, kuid tütrepoegadest pooled ei ole enam eestlased. Kui ta lapsed peaksid abielluma nende suguste segaverelistega, siis Dave'i poegadel on nüüd pooled eestlased ning pojatütardest kõik eestlased. Ning kui ta lapsed peaks abielluma mitte eestlastega, siis ta pojad on kindlasti mitte eestlased, aga pojatütred kindlasti on eestlased. Ning tema tütardest 3/4 ja pooltel kaob eesti geen ära. Kui see mutatsioon peaks aga olema teistel geenidel, on ikka sama olukord. Sellel pildil, hoolimata soost, on pooled inimesed eestlased. Sõltuvalt nende abikaasadest on järgmistel põlvedel kas 75%, 50% või 25% lastest see mutatsioon kadunud. Üksikud mutatsioonid siiski on väga ebatõenäolised. On võimalik, et Martin mõtles mitut mutatsiooni erinevatel geenidel. See tähendab, et meie seas liiguvad erineva eestlusega inimesed. Jällegi, kuna proua Benton on 100% eestlane, siis pooled tema mutatsioonid puuduvate lastel. Sõltuvad tema lastekaaslastest on nende lapselapsed rohkem või vähem eestlased. Need mutatsioonid peavad olema tekkinud väga hiljuti, kuna nagu Martin ütles, on Eesti olnud lahinguväljaks kõigile riikidele Põhja-Euroopas. Et kogu populatsioon kannaks sarnaseid mutatsioone, pidi algne populatsioon, kus need tekkisid, väga väike olema. Üliväike. Me räägime üksikutest hõimudest, üksikutest indiviididest nendes hõimudes, kelle lapsed selle maa asustasid. Eesti meeste puhul on meil vaid 6 esisa. Vabandust, natuke vara veel. Proovime veel aru saada, mida Helme täpselt mõtles. Seega ütleme, et need mutatsioonid tekkisid väga ammu, kui siin maal oli väga vähe inimesi. Eesti territooriumil toimus segunemine ja tekkiski see unikaalne geenitiik, kus kõigil eestlastel on mingi kogus unikaalseid mutatsioone. Sellisel juhul poleks need mutatsioonid meile omaseks jäänud keskajal, kus võõrast verd siin nii palju voolas. Rääkimata suurtest nälgadest, mis järgnesid Liivi ja Põhjasõjale. See tähendab siiski seda, et need mutatsioonid oleks alles, aga see oleks vähe levinud Eestis ning igal pool mujal Läänemere ümbruses oleks kogukondi, kust seda leiduks. Tsaari ajaks oleks vaid vähestel see kompott säilinud. Kuid äkki see just tekkiski tsaari ajal, näiteks peale suurt nälga siin ellu jäänud 70 000 inimeste seas. Need inimesed segunesid ja tänapäevaks selle unikaalse geneetilise kompoti lõidki. No vähe tõenäoline, et see on võimalik nii suure populatsiooniga. Ärme unusta, et riigi uuesti asustamine toona käis välisabiga. Saksa kaupmehed, rannarootslased ja Vene talupojad koos sõjaväega liikusid siin ja said siin lapsi. Samas kui talupoegade enda liikumine jäi piiratuks. Meie populatsioonis vaid vähestel oleks see mutatsioonide kompott. Kuid äkki mõtles härra Martin, et meie ainulaadsus tuleb sellest, et me olemegi selline eri rahvaste segu. Erinevad rahvad, kes siin käisid ja meiega segunesid, lõid siia unikaalse geenitiigi. Kui see tõele vastab, on seda väga raske kontrollida. Ja see geenitiik pole kohe kindlasti sarnane. Eri aegadel valitsesid Eesti eri piirkondi erinevad rahvad. Põhjaranniku eestlased setud käisid erinevate rahvastega läbi. Kui need geenikokteilid on erinevad, kust sa siis piiri tõmbad? Millise kokteiliga on see kõige eestlaslikum eestlane, kellest kõik ülejäänud on vähem eestlased? Mis tähtsust üldse omab, et põhjaeestlased ja setud on geneetiliselt erinevad? Isegi kui Eesti genotüüp on eriline, siis meie fenotüüp on sarnane. Mina tartlasel ja tallinlasel vahet ei tee. Üleüldse on meie fenotüüp selle piirkonna mõttes väga tüüpiline. Oleme ausad, kas sul on väga raske vahet teha soomlasel ja eestlasel?
ning eestlasel ja prantslasel. meie välimus on Põhja-, Kesk- ja Ida-Euroopa kohta tüüpiline. isegi Vahemere rahvastega oleme üpris sarnased. äkki siis käitumine? No seda on üpris raske mõõta. Kui suur osa käitumisest on geneetika ja kui suur osa kultuuri, toidu ja kliima teha? Kui ma ütlen, et eestlased on geneetiliselt vaesusesse loodud ja oma väite kinnituseks ütlen, et vaata Rootsit, vastad sa kohe mulle, et see pole aus võrdlus. Rootsi on väga ressursirikas riik, mis ei pidanud kannatama Nõukogude Liidu all elamist. Selle taha lükatakse kõik meie rahva puudujäägid. Kui me millegi heaga silma torkame, näitab see aga meie geneetilist paremust. Saad aru, miks see pole õige? Niimoodi ei saa sellele asjale läheneda. Näited asjadest, milles me paremad oleme. Meie sõnavabaduse indeks on väga kõrge. Samuti demokraatia. Kuritegevus on meil madalapoolne ja muidugi PISA testides oleme väga head. Mis need 4 näidet siis ütlevad? Et meie geenidesse on kirjutatud vabadusarmastus? No, mitte Martini sõnul. Tema sõnul võideldakse tema vabaduse vastu siin igal sammul. 90% inimesi, kes teda ei valinud. Ja see osa neist, kes halba asja EKRE kohta ütlevad, kohe kindlasti vabadust ei armasta. Kui sa leiad, et Martini arvamus on vale, siis tema vastased väidavad täpselt sama tema ja tema partei kohta, et nemad ei armasta vabadust. Kui meie vähene kuritegevus on geneetiline, siis seda 90-ndatel küll öelda ei saanud. Miks me läbi ajaloo pole kuritegevust põlanud? Miks nüüd see geen välja lõi? Kas äkki on asi ikka riigis, selles struktuurides ja üldises jõukuses? Sama ka PISA testidega. Miks just nüüd? Miks mitte iga aasta? Kas asi on äkki haridussüsteemis ja laste kasvatamises? Kui need 2 oleksidki geneetilised, siis me peame aga tunnistama, et on rahvaid, kes on meist geneetiliselt paremad. PISA testides juhivad meid Aasia rahvad ja kuritegevuses kohe väga mitmed riigid ka Euroopas. Kui mina Eesti ühiskonda vaatan, ei näe mina midagi erilist. Jah, kultuur on eriline, nagu kõik kultuurid. Aga meil on kõike, mida leidub mujal. Meil on geeniusi ja lamemaakaid. Väga nägusaid naisi ja mitte nii ilusaid naisi. Meil on poliitiline eliit ja töökas tööklass. Jahimehi ja taimtoidulisi. Täpselt nagu kõikjal mujal. Mida siis geneetikud tegelikult meie unikaalse geenitiigi kohta ütlevad? Esiteks tuleb aru saada, et mutatsioonid on väga tavalised. Igal lapsel, kes sünnib, on üle 200 mutatsiooni juures. Sealhulgas ka sul. Jah, sina ei ole oma vanemate täiuslik segu. Sa oled midagi enamat, sa oled midagi uut. Kuid millegipärast on kõik sinu iseloomu ja välimuse eripärad tuvastatavad sinu vanematel. See tuleneb sellest, et üle 75% inim-DNA'st on nii-öelda rämps-DNA, mida rakud ei kasuta. Sealsed mutatsioonid ei mõjuta mitte kui midagi. Seega, alustame sellest 25% DNA-st, millest sõltub meie välimus, käitumine ja fenotüüp. Mutatsioonid seal annaks koheselt tunda ja ei juhtu eriti tihti. Kui seal peaks olema mingi suurem mutatsioon, on see esiteks kohe näha ja teiseks suure tõenäosusega laps selle mutatsiooniga sureks ära. See on looduslik valik. See muidugi ei tähenda, et mõnel populatsioonil pole edukaid mutatsioone selles 25%. Muudatused geenides, mis tulevad populatsioonile kasuks, on tuhandeid ja nende kaudu mitmekülgsustuski inimkond näiteks eri rassideks. Seega, kas eestlastel on mõni selline kasulik mutatsioon? Hetkel pole me midagi sellist tuvastanud. Enamus neist mutatsioonidest, nagu punased juuksed, hele nahk, karvasem keha, tekkisid meie esivanematel ennem, kui nad Euroopasse jõudsid. Kõik füüsilised ja vaimsed omapärad, mis eestlastel on, leidub ka kõikjal mujal Euroopas. 2000. aastal uuriti Eesti rahva geneetilist omapära. Uuriti erinevaid aktiivseid geene, need, mis määravad värvipimeduse, lõhnataju,
veregrupi ja veel 37 omadust. Selgus, et põhja, lõuna, ida ja lääne eestlane erinevad üksteisest rohkem kui põhja eestlane saamidest ja karjalastest või lõuna eestlane lätlastest ja Pihkva venelastest. Siinkohal pean mainima, et me ei tea kõiki neid 25% geenidest, mis fenotüüpi mõjutavad. Kuid nagu ma varem ütlesin, siis meie välimus ja käitumine küll mingit erinevust ei näita teiste Euroopa populatsioonidega. Kuid iga populatsioon on siiski unikaalne. Selles 75% rämps-DNA sees on väga palju põnevat informatsiooni. Iga põlvkond lisab sinna sisse üle 200 uue mutatsiooni. Nüüd inimesel on 48 kromosoomi. Pooled neist tulevad meie emalt ja pooled isalt. Neile kromosoomidele on iga põlvkond lisanud mingi koguse mutatsioone, kuid kuna need geenid tulevad mõlemalt vanemalt, siis iga laps pärib umbes pooled neist. See tähendab seda, et mõne põlvega muutub populatsiooni geenitik ühtlaseks seguks nendest erinevatest mutatsioonidest. Aga erandiks on Y-kromosoom, mis tuleb ainult isalt ja on peaaegu identne poja ja isa vahel, ja mitokondri DNA, mis on peaaegu identne tütardel ja emadel. Seega äkki on meil see eesti geen neis kahes. Kõigil eestlastel on üks esiisa ja esiema. Tähendab esiisa ja esiema, keda kellegil teisel pole. Meie esivanemate kohta on tehtud väga palju uurimusi ja kirjutatud tohutult palju artikleid. Y-kromosoomi kohta leidub YouTube'is isegi video ühelt Eesti parimalt YouTuberilt ajalugu Oskariga. Tema professionaalsuse ja kvaliteediga ma isegi ei julge konkureerida, nii et vaadake tema videod ise. Kokkuvõtvalt on meil siis 6 esisa. Millise esisaga mehed meil need õiged eestlased on? Kuidas me selle järgi eestlust üldse mõõdame? Kas äkki on see esisade järeltulijate suhe Eestis niivõrd unikaalne? No ei ole. See suhe on ajas muutumas, sõltuvalt millised mehed parasjagu rohkem poegi saavad. See suhe pole isegi praegu unikaalne. See on tüüpiline. Kõigis 3 Balti riigis ning loode Venemaal. Vaatame, äkki on Eesti naised need, kes seda eesti geeni kannavad. Kui nad seda kannavad, siis juba varem mainitud mitokondris. Mitokonder on organellrakus, mis põletab hapnikust energiat. Seal olev DNA ei mõjuta meie käitumist ja välimust. Mitokonder on munarakus, kuid mitte seenarakus. Nii et mehed, teil on teie ema mitokonder. Mitokondri DNA analüüsi tulemuste järgi on meil 9 esiema, kuid enamik naisi Eestis on 5 esiema otsesed järeltulijad. Nagu meeste puhul tulid naised siia lainetena. Esimene esiema elas kusagil Lähis-Idas ja oli üks esimesi eurooplasi. Vahemere ümbruses levisid ta järeltulijad ja tekkis mitu uut emaliinide tütardel. Need segunesid ja liikusid põhja. 50% meie naistest on tema otsesed järeltulijad. Teine laine tuli Araabia poolsaarelt. 10% naisi on tema geenidega. 3. tuli Uuralitest, 25%. Ja 4. Kaukaasiast. Uurimine veel käib, millal ja kust täpselt meie esiemad tulid. Mitokondri DNA uurimine on kahjuks keeruline, kuna variatsioon on suurem. Kuid esimesed tulemused Martini väidet ei kinnita. Mitte ükski neist esiemadest pole Eestile unikaalne. Ja ka erinevate esiemadega naiste suhe pole ainulaadne. See on jällegi tüüpiline Baltimaades, Soomes ja Rootsis. Mis veel hullem, setud erinevad ülejäänud eestlastest oma esiemade poolest rohkem kui eelmainitud rahvad. Kontrollime Martin Helme kõne üle. From the point of view of gene pool, and it is very true that at least Estonians as a nation has a very particular gene pool. Siinkohal Martin eksib. Meil ei ole very particular gene pool. Meie geenitiik on selle piirkonna kohta tüüpiline. Meil pole erilisi mutatsioone. Meie erinevate geenidega inimeste suhe on sama,
mis kõigis Balti riikides ning loode Venemaal ja Skandinaavias. Has had a long-running program of mapping the entire genome of the Estonian nation, and it reveals quite a lot of very interesting aspects of it. But selles osas ma vastu ei vaidle. Meie tublid geneetikud on teinud väsimatut tööd Eesti geenitiigi ja indiviidide genotüüpide uurimisega ning nende tulemused on väga põnevad. Is that although Estonia has been a sort of battleground for almost every country that you can imagine in Northern Europe. I mean, we've been overrun by Danes, by Swedes, by Russians, by Germans, by Polish. Siin me nõustume. Martini ajalookraad ei ole teda alt vedanud. And still, Estonians as people have a very, very similar picture when it comes to the gene pool. Siin peame jälle vastu vaidlema. Eestlasel pole very similar picture meie geenidega. Meie geneetiline varieeruvus on väga suur. Kohati on eestlasel ja eestlasel suurem vahe kui eestlasel ja venelasel, lätlasel või soomlasel. Mainly, the Estonian identity is cultural identity. That is partly because we have no long-standing tradition of state. We have no our own gentry. We've been the peasant nation as the most nations in Eastern Europe have been. So it's the cultural identity and Niimoodi lõpetab Martin selle osa oma kõnest. Geenid polegi tähtsad. Eestlust defineerib siiski kultuur. Ai jah. Miks seda kõike vaja oli, Martin? Miks sa pidid üldse geneetikat mainima? Seda faktiliselt valesti mainima? Ennast lolli muljet jätma, Eestist lolli muljet jätma, eestlastest lolli muljet jätma. Sinu ühte vigast lauset usutakse. Selle ümberlükkamiseks tuleb mul teha 25-minutiline video. Ja sa ütled pärast selle kahju tegemist niimoodi. Aga tegelikult on kultuur see, mis määrab eestlase. Kui mõni ekrane siiani jõudis, siis vastake mulle, miks seda vaja oli? Mida see lollitamine saavutas? Ja kas ma sain millegist valesti aru? Ning kui te vaatate seda pilti, siis mitu eestlast on pildil? Ma kohe huviga tahaks teada. Tegelikult mulle meeldib diskuteerida. Ja kui te piisavalt palju vaidlete, siis äkki teeme veel ühe video, kus on paremini aru saan. Järgmise videoni.